või kodutunnet nii palju riivab, eks ole. Ja ma mõtlen ikkagi seda ka, et eestlastel on see metsameel, mida me siin leidsime, et võib-olla enamus teab, et on 5 meelt, aga eestlastel on 1/6 kindlasti, võib-olla mõnel rahval on 7 ja 8, aga meil on metsameel. Ja see ongi meil selline meel, mis meid ühendab meie esivanematega ja seal on üks niisugune mõnus teadmine ka, et metsas saab meie mõistus ja süda kokku ja siis tuleb hingerahu tagasi. ja mets on võib-olla see, mis on selline, kuidas öelda, ühenduskoht meie esivanematega ka. Et me teame, et seda hoiti, kui me mõtleme oma vanaisade ja vanamade peale ja nende juttude peale, siis metsa hoiti. See oli nii suur väärtus. Ja siin oli tähendab see jutt, eks ole, et see sinu hästi äge see lauluvärk, eks ole, et ühed, kes kasvatavad metsa ja teised, kes metsad elavad, eks ole, kui need on eri inimesed, eks ole, siis see ongi hästi kavalalt tehtud praegu, et need on lahku viidud. Ja me siin rääkisime just mingisugused 5-6 päeva tagasi Aarne Aderiga, loodusfotograafiga. Ta ütles, et tema tunnetab seda praegu, et tähendusruume on hakatud nii palju muutma, et inimesed enam ei saa aru, millest räägitakse. Ja metsa tähendused on ka niivõrd erinevad, et sellist üldist metsatähendust enam pole. On mingisugune tööstuse mets, siis on mingisugune marjamets, eks ole, öeldakse, et mis teil, mingi teise metsa tähendab, me võtame selle maha, marjad on teises metsas, eks ole. Aga see ei ole võimalik, sest minu kodu on siin, eks ole, tähendab. Ja mul on, tähendab, see metsamaastik on minu kodu, minu esivanemate, mu igapäevase käimise, mu lastelastega seotud ja kui seda enam pole, siis saate aru, et teil polegi enam juuri. Ja võib-olla siia lõppu on üks väike ilus asi öelda ühelt vanalt metsamehel. Kunagi ma kutsusin ta oma metsa, ütlesin, tead, mul pole nii palju tarkust, mis selle metsaga peale hakata ja kuidas siin toimetada, mida siin maha võtta ja kuidas siin kasvatada. Ja siis ta ütles mulle niimoodi, et tead pojake, et metsaga on niisugune lugu, et kui sa lähed metsa ja tuled sealt välja, siis peab olema nii, et keski saa aru, et sa oled seal metsas käinud. Kui järgmine, kes läheb, ei tea, et sina seal käisid. Ja see on metsa tähendab hooldamine ja metsaga tegelemine. Et sa võid sealt puid võtta iga päev maha, aga võtta nii, et keegi saa sest aru. Aitäh! Aamen, aamen. Jumal õige. Nii, aga meie kandis on üks loodusmatkade korraldaja Levo Tohva. Tema kahjuks ei saanud tulla, kuna ta parasjagu korraldab matka ja teenindab kliente nii-öelda. Aga ta kirjutas mulle ja seda on hea siin ette lugeda. No mis ta nüüd hea on, aga sobib. Et tere Külli, olen tööl ja pidasin oma metsameeleavalduse klientidele ära rüüstatud ning lagedaks raiutud mammaste tervisespordiradadel ning Rosma linnamäel. Soovin teile meeleolukat meeleavaldust sinna Rahumäe metsa Tuuraperale. Nii et igalt poolt tuleb selliseid nagu natukene kurbi, rahulolematuid märkusi. Aga kas keegi tahab veel sõna? Ma ei oska sõnad nagu haarata, aga ma mõtlen, et meil on mitu korda täna siin öeldud ka, et on niisugune, sa ütlesid ka praegu nagu kurb, eks ole, ja see, ütleme, või teine asi on niisugune, et öeldakse, et enam ei ole midagi teha ja nüüd on nagu viimane lõpp tulnud. Aga ma mõtlen, et meil oleks vaja kõik see nagu ära muuta. Et me elame ju, tähendab, see on meie elu, meie aeg, meil teist aega pole ja see pole kurbtuse aeg, eks ole, vaid see ongi meie elu ja ütleme ära, tähendab, mida me talume, kus meie piir on, eks ole. Ja sealt saadik sellest piirist ei tule enam ükski, tähendab üle. Ja kui me ise seda ei ütle, siis meiega tehakse see sama jama, mis meiega igal pool on tehtud, eks ole. Seda ütles näiteks meie Teaduste Akadeemia president ka, et kui meil tuleb uuesti see fosforiidivärk üles ja kui meil pole oma rahva hulgas tarku,
kes teavad, kuidas sellega ümber käia, siis see fosforiit võetakse meie käest ära, nii nagu võeti Eesti pangad meie käest ära. Panime pangad püsti, rahvarahe käis ringi, aga siis tulid rootslased ja ütlesid, et aitab poisid, eks tule, te olete ikka kuradi maapoisid, et aitab. Tegite oma väikest värki, aitab. Nüüd on meie kord. Et sama jama juhtub meie metsadega, mis on praegu juhtunud, see võetakse meil käest ära. Ja kui me oleme lontud, eks ole, ja ütleme, et olgu, võtke ära, et meil on veel mõned põõsad jäänud, siis ongi läbi. Nii et selles mõttes siin Räpinas on ka tähendab, teil on see looduse tunnetus või mis teil siin meil seal pangodis ka tähendab, et need, kes elavad ikkagi linnast väljas, see looduse tunnetus ja see metsameel peab meid aitama nii kaugele, et me ütleme, et nüüd on ei, rohkem ei, me enam ei taandu. Võib-olla lisate midagi, kuidas te tunnete, olete valmis ei ütlema? Igal juhul ei ole jutt. No, las ma loen need. Võti on kogukond tervikuna Räpina näitel vallavõimu vastu näiteks ja kogu selle tööstuse sissevoolu vastu. Ja ma olen nüüd 4 aastat Eesti Metsa Abiks tegevusega kaasa jooksnud ja näinud selle aja just seda, et inimesed on hakanud tundma oma naabrit. Sellepärast, et naabrit on vaja selle loiluse peatamiseks ja kogukond ongi minu meelest see jõud, millele võib loota vastu poliitiku ja majandaja tahet, aga sellest tuleb midagi väga head välja. Kogukonna tugevdamist ja sellist. Meil on see käest küsinud. Sul on mingisugune ajagraafik ka, mis tuleb teada? Ei ole. Ma mõtlen, et siin oli teatud, mul oleks nii lahe, kui veel keegi räägib. Mutku patramaid. Aga see kogukonna teema tuli üles ja ma toon teile ühe olulise sellise teadmise ja edaspidi kasutusele võtmise, et need jamad, mis meil praegu on, tulevad sellest, et meie ärimudel, äriplaan, mis riigis on ja mis inimeste hulgas on, see on binaarne. Seal on kasum on ainuke asi. Kedagi ei huvita peale kasumi mitte miski. Kasum on ülim. No ongi, ma räägin, et kasum on ülim, eks ole, ja selle järgi tähendab asi käib. Aga nüüd tuleb meil võtta teine asi, tuleb võtta mittelineaarne ärimudel. Ja see ärimudel hakkab arvestama kogukonda. See, mis on kogukonna tähendab vajadus, see, mis on kogukonna soovid, eks ole, see, mis on kogukonna ressursid, siin oli ressursside jutt ka, aga ütleme, et see, mis on kogukonnas nagu olemas, eks ole, seda kasutatakse. Kui keegi tahab tulla oma äriplaaniga, siia samma tähendab piirkonda või siia Räpinasse kuskile. Kasutama neid ressursse, jah. No ja, siis see kogukond tuleb kokku ja teeb selgeks, mis selle äriplaaniga, milliseid ütleme, teisi äriplaane või äriideesid saab veel rakendada. Ja kui neid ei ole ja kui see on vastuvõetamatu, siis seda asja siin ei lasta tähendab toimida. See ei tule kõne allagi, tähendab, et keegi tuleb ja võtab kõik need metsad maha, ütleb, et müüsime hiinlastele tähendab, et nad saaksid natuke oma riisi kasvatada. Mis see minu asi on, kurat? Et ta meie puudega kasvatab oma riisi või teeb selle leevakese, riisileevakese. Et see ongi see asi, tähendab, et võtame uue tähendab suuna ja ütleme, et hakkabki mittelineaarne äriplaan tööle. Ja see algab kogukonnast. Nii et väga head, ütleme selle kogukonna sõna. Natukene tagavarast välja võtta. Loe see hetkeks teete, siis on nagu peab parandada. Jaa, sealt saab ka veel neid arutelupunkte ja just. Et siis, kuna see tänane metsameeleavaldus on üle-eestiline, siis on kokku pandud Eesti metsapetitsioon, mille ma siis loen nüüd ette. Ja laua peal on 2 lehte, kuhu saab panna allkirja, kes soovib sellele alla kirjutada. Ja see on Eesti Vabariigi valitsusele, Riigikogule, presidendile. Kas on kuulda? Võtan mikrofoni. Metsal on inimese jaoks ökoloogiline, majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline väärtus. Ning nende hüvede kasutamise vahel peab valitsema tasakaal. Praegu seda tasakaalu ei ole. Täna on mets peamiselt puidutöösturite tootmisressurss, metsas justkui jõude vedeleva rikkuse allikas. Tasakaalustatud metsandus on ökoloogiliste, kultuuriliste, majanduslike ja sotsiaalsete väärtuste järjepidev taastootmine. Nõuame Eesti Vabariigi valitsuselt ja Riigikogu saadikutelt nii koalitsioonis kui opositsioonis
seadusandluse ettevalmistamist viivitamatuks üleminekuks tasakaalustatud metsandusele. Jätkusuutmatu metsamajandamise tagajärel tekitatud probleemide lahendamist ei saa jätta meie laste ning lastelaste õlule. Me ei saa minna ajalukku põlvkonnana, kes teadlikult pärandab oma järeltulijatele elamiskõlbmatu maa. Hästi toimivad, liigirikkad ja stabiilsed ökosüsteemid on olulised mitte ainult kultuurilistel või looduskaitselistel põhjustel, vaid ennekõike seetõttu, et nendega on seotud meile, inimestele, eluks vajalikud looduslikud hüved. Kliima, mullastiku, veesüsteemide ja elurikkuse elujõulisusest ning terviklikkusest sõltub meie igapäevane, tõsi, seni küll veel teadvustamata heaolu. Elurikkuse kadu arutult suure metsaraie tagajärel mõjutab lõpuks nii magevee kättesaadavust, toidu tootmist kui ka kultuurilisi ja riigikaitselisi aspekte. Tasakaalustatud metsandusele ülemineku esimesed sammud on: esiteks, raiemahtude vähendamine jätkusuutlikule tasemele. Juba aastaid kestnud üleraie korvamiseks tuleb lubatud raiemaht viia alla 8 miljoni tihumeetri aastas, soovitavalt 4–6 miljonile tihumeetrile. Eesmärgiks tuleb seada pigem hinnaliste ja innovaatiliste kestvustoodete tootmine, mis võimaldab raiuda valikuliselt ja senisest vähem. Praeguse tempoga raiet jätkates ammenduvad riigile kuuluvad, hetkel raiekõlbulikud metsad umbes 10 aasta jooksul. Juba praegu toimuvad seetõttu suuremahulised raied ka kaitsealadel ja piiranguvööndites. Kaitsealad tuleb hoida seaduslikult kindla kaitse all, mitte võimaldada erinevate jokkskeemide kasutamist. Kaitsealade kaitse-eeskirjad ei tohi lubada lageraiet piiranguvööndites, seda nii era- kui riigi metsades. Metsa kui taastuva